Minu nimi on Kristina Tamm ja jagan siis tagasisidet Marika kodulehe tegemise koolitusele. Ma olin täiesti sellises kohas veel paar kuud tagasi, kus ma mõtlesin, et mitte mingit lahendust ei ole. Mul oli tarvis teha siis koduleht, mida ma ise oskaksin hallata, ise oskaksin sinna juurde luua, muuta vajadustel. Ja ma ei teadnud mitte midagi, millest peale hakata. Mis tuleb esimesena ära teha, mis on parim valik, mida üldse valida, mille vahel valida, mitte midagi ei teadnud. Ja täitsa juhuslikult siis puutusin kokku sellega, et sain teada, et Marika on tegemas kodulehe koolitust ja just siis sellistele, kes mitte midagi asjast ei tea. Ja ma tundsin, et kuidas siis veel mitte teele minna, kui minna just spetsialisti käe abil. Ma ütlesingi, et ma vajan, et ta ulataks mulle käe ja viiks mind käe kõrval läbi siis kõikidest minu hirmudest. Minu hirmudeks olid näiteks ka pisiasjad, kus ma ei teadnud, kas valida sõuni või veebimajutust. Ma ei teadnud, kuidas alla laadida mingit WordPressi või kuidas üldse sinna lehele saada, et midagi teha. Ma ei teadnud ka nendest teemadest, mille peale teha midagi. Mitte midagi ei teadnud. Ja siis ma otsustasin, et kui on olemas spetsialist, kes mind õpetab, piisavalt pikka aega juba selle teemaga tegelenud, siis tema on ilmselgelt kolistanud juba kõik need ämbrid ja probleemid läbi. Mul ei ole mõtet jalgratast leiutada ja hakata nullist ise proovima. Ma sain aru, et ma võin usaldada seda, mida tema on valinud ja teha täpselt need samad valikud siis. Ehk kõige rohkem aitas Marika mind sellega, et ta ilmselt aitas pika aja kokku hoida ja ebaprofessionaalseid valikuid mitte teha. Ja seetõttu siis sai ka diviteema valitud, mida Marika soovitas. Ma ei oska teiste teemadega teda küll võrrelda, et mis siis teistes on teistmoodi või miks just see, aga mul oli kindlasti vaja mingit sellist teemat, kus on laiad võimalused, kus on pidev kasv ja toetus ja ma usun, et kui Marika on selle valiku ära teinud, siis ei ole üldse küsimustki, kas sellega jätkata või mitte. Ja ma saan ka väga hästi aru, et häid asju ilma rahata ei saa, nii et kui näiteks ka diviteema on tasuline teema versus siis võib-olla mõned tasuta teemad, siis iga hea asjast tuleb niikuinii sul ühel hetkel maksta. Nii et see ei ole ka mingi probleem. Ja tõesti, täitsa magic nädala ajaga on kodulehe areng olnud murranguline. Ma arvan, et seal võikski öelda, et 0-100 kiirendus täiesti ja kui mul oleks vajadus sellise väikesemahulise kodulehe järgi, siis ilmselt oleks see nädalaga ka juba täitsa püsti saanud. Mul küll on vaja isiklikult natuke rohkem ja mida ma väga väärtustan Marika puhul on see, et tema personaalne tugi, mida ta pakkus. Sul olid spetsiaalsed küsimused, kinnijäämised, said need esitada talle ja ta tõesti käis siis läbi kõik need kohad, kus sa olid kinni jäänud, andis oma soovitusi ja oli ka väga aus sellega, et mida ta ei tea või ei oska, siis ta ütleski, et seda ma ei tea, sellele ma vastust ei oska leida. Sest see kodulehe ja WordPressi teema on nii suur ja lai, et oleks väga ebainimlik ilmselt oodata kõikides asjades pädevust. Nii et kõik, mida ta oskas, kõigest ta toetas ja aitas, andis oma näpunäiteid ka näiteks seal kodulehel mingite fontide valimise osas, et kuidas see parem on ja Marika aitas teha heast visiitkaardist hea müügimehe. Nii et minu koduleht enam siis ei ole mitte lihtsalt visiitkaart, vaid koduleht on ka müügimees, mis aitab kliendile siis selgeks teha seda, kuidas klient sellest tootest võidab, nii et ta räägib minu eest. Igal juhul ma tunnen, et ma olen saanud sealt väga suure toe ja täpselt nendest hirmudest läbimineku, mis mul on olnud ja seetõttu kindlasti ma usun, et valin ka Marika teisi koolitusi tulevikus, kui need peaksid siis minu vajaduse põhised parasjagu olema ja soovitan seetõttu ka kindlasti teistele siia tulla. Kui sa kardad, et sa ei saa kodulehega hakkama, siis ma arvan, et Marika koolitus on väga hea, lihtne, kiire ja väga toetav selleks, et sa suudad kindlasti need vajaminevad sammud ära teha. Nii et asu teele, vali Marika ja ma usun, et sul ei ole millegi üle kurta, sa saad ainult õnnelik olla.